Kallid sõbrad, kuulsime esimeses Peetruse kirjas salmi, mida tahan siin veel korrata. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Hea Karjase pühapäeval kuulsime väga kaunist psalmi, 23. Taaveti laul. Väga paljudel meil on see üsna hästi peas, vähemalt selle algus. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Kui me seda salmi kuuleme või selle peale mõtleme või seda kaasa palvetame, siis võib kergesti tulla selline mõte, et no näed, kusagil on olnud keegi rahu leidnud, kusagil on olnud keegi õnnelik, tal on kõik hästi, tal pole millestki puudust. Aga tegelikult on see oleme meie siin need, kellest räägitakse, kellel ei ole millestki puudust, kes on asetatud haljale aasale ja saadetud hingamisveele. See on ristiinimene, kes võib niimoodi mõelda kogu aeg ja säärasel moel iseenda kohta siin elus ja selles maailmas näha. Mul pole puudust. Ma olen hästi hoitud. Mul on karjane, kes minu eest hoolitseb ja minuga läheb sinna, kuhu ma jõudma pean. Ja siis me mõtleme, et oi, aga ma ikka vahest tunnen küll puudust ühest või teisest asjast ja kõik alati ei lähe nii, nagu ma tahan või olen soovinud. Selle peale ütleme ka tänu Jumalale. Me oleme veel inimesed, lihast ja luust inimesed. Sest see pärale jõudmine sellesse paika, kus kõik on korras, ühtegi viga ei näe ega ühtegi puudust me ei koge, see ei sünni siin ja praegu. See võrdpilt, et me oleme issanda karja hulgas, tähendab seda, et me oleme teel. Nii nagu kari liigub ühest paigast teise ja otsib paremat toidumaad, paremat karjamaad, karjane juhib. Meie oleme temaga kaasas ja nõnda leiame seda, mida me vajame, mida igatseme. Aga ikka need hetked, ma usun, meil igal ühel on olnud see hetk, kus me oleme tundnud, nüüd on kõik hästi. Kõik on paigas. Midagi ei olegi nagu puudu ja kõik on korras. Need hetked tavaliselt tulevad ju selle elu reaalsuse keskel. Väliselt võib-olla ei olegi toimunud mingid tohutud imed ja erilised asjad. Kõik on väliselt justkui sama, aga see sisemine taipamine on tulnud. Kõik on paigas. Ma olen hoitud. Ma tohin olla julge. Mul on hea olla. Neid hetki kingitakse meile siin maa peal ja selles ajas just selleks, et julgustada. Mine edasi. Usalda oma karjast. Tema teab kõige paremini. Ja lõpuks me jõuame sellesse tõelisse rahupaika, kui ükskord karjase juhtimisel oleme oma rännakuga jõudnud selle päris lõppu. Aga selleks, et leida hingamist, selleks, et kogeda head karjamaad, juba täna me võime avada oma südamed, oma silmad seda vastu võtta. Tema juhib meid, tema hoolitseb meie eest. Ülestõusmissõnum, mida me ülestõusmise ajal kuulutame, see on ka midagi sellist. See ei räägi mitte sellest, mis kunagi kusagil juhtus, vaid see on pigem nagu maailma ja eluvaade, mida meid on kutsutud omaks võtma. Ela selle pilguga, et Kristus elab. Vaata kõike selles maailmas sellest perspektiivist,
surm on surnud, elu elab. Ja ka kuri ja ebaõiglus ja patt on ära võidetud. Vaata, mismoodi see maailm siis paistab sulle. Ülestõusmissündmus on omamoodi selline teatepulga üleandmine. Jeesus oma missiooni lõpetas, oma õpetuse andis edasi, oma töö tegi ära ja annab selle nüüd edasi oma jüngritele. Me näeme, kuidas ülestõusmissõnum muutis jüngrite käitumist ja tegutsemist. Nad hakkasid aktiivselt seda edasi jagama, kuulutama, õpetama, sellest rääkima. Ja sellega nad justkui ütlevad, et kuidas on nii, et Jeesus on surnud? Ei ole ju. Meie oleme ju alles. Meie oleme täna Kristuse ihu. Meie elame täna Kristuse elu. Ei ole surnud. Tema õpetus ei ole kuhugi kadunud, tema töö ei ole kuhugi untsu läinud. Me kanname seda edasi. Me räägime sellest, me jagame seda ja julgustame teisi seda vastu võtma. Jeesus tõesti elab. Ja nii Peetruse kirja autor meile täna ütleb, et te käite Kristuse jälgedes. Eks ole, me käime Kristuse jälgedes. Meil on rada on ees, mida mööda me käime. Jeesus on selle jätnud. Ja meie eel on Kristuse jäljed, aga kui me päriselt käime tema jälgedes, siis ka meie taga on tema jäljed. Ja kes tulevad meie järel, võivad näha, Kristus on siit läinud. Nõnda Kristus elab täna. Meie oleme siin ja tunnistame sellest. Üks sõna, mida täna 1. Peetruse kirjas kuulsime, ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuul, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. See on üks natuke raske sõna võib-olla ka meile mõista. Kuidas minule on tulnud tervis tema valu ja kannatuse kaudu? Või kuidas minul on tulnud elu tema surma kaudu? Mida see tähendab, et on kandnud patud ristile? Võib-olla üks selline võrdpilt, mis seda edasi annab või seda seletada püüab, mida see kõik tähendab, on pilt sellest, kui keegi tõesti annab oma elu päästes teist inimest näiteks põlevast majast. Hoone on leekides, tuletõrjuja läheb sinna majja sisse. Ta suudab selle teise inimese, mehe või naise või lapse välja tuua, aga ise kahjuks hukkub. Võime öelda, et on ohverdanud oma elu, et teine saaks elada. Aga selle teise inimese elu, kui ta teab seda, kuidas ta on päästetud surmasuust, et keegi teine jättis selle elu, minu elu pärast, siis minu elu ei ole ainult üksnes minu elu, vaid seal on üks suurem tähendus, sest ma elan ka justkui omal moel selle teise inimese elu, kes hukkus minu pärast. Mitte, et mina oleksin süüdi olnud selles, et ta hukkus, vaid ta nii väga armastas mind, ta nii väga hoolis minust, tal oli kaastunne või mis teda iganes innustas seda tegu tegema. Ta kaotas oma elu. Ja nüüd iga hetk, kui mina elan, tegelikult ma elan justkui topelt, ma elan ka tema elu. Ma mõtlen selle peale, et tänu temale ma olen alles ja minu suhtumine enda ellu on ka muutunud. Pole see on pisut väärtuslikum nüüd veel. Ma tean, mis on selle hind. Keegi teine on surnud selle pärast. Sarnased asjad ilmselt praegu juhtuvad igapäevaselt Ukrainas. Inimesed päriselt hukkuvad ja surevad ja langevad lahingus, sellepärast, et keegi teine võiks elada. Ja ilmselt need lood pärast, mis sealt tulevad, on väga-väga
väga valusad ühtepidi ja teistpidi väga võimsad, kuidas inimesed, kes on langenud, elavad teistmoodi edasi nende eludes, keda nad on päästnud ja kelle eest nad on võidelnud. Aga kui me mõtleme, Kristus on samamoodi surnud. Jumal oma poja on kinkinud just nimelt armastusest, hoolitsusest meie vastu. Meie elame tema elu ka. Ja see on just see mõte, et kuidas ta on surnud, mina ju elan. Meie ju oleme alles. Ei, Kristus ei ole kuhugi kadunud. Ta on tõelisemalt alles veel, kui ta oli nende 33 või umbes nõnda aastate vältel siin. Nüüd ta on kõikjal. Igal pool, kus leidub ükski süda, kes võtab teda vastu ja ütleb, et sina tõesti oled mu hea karjane, sinu järel ma tahan käia. Seal Kristus elab tõeliselt. Kristus on tulnud kui sellesse põlevasse majja ja teinud meile sealt välja pääsu. Ja selles tähenduses on ta keegi, keda tõesti tohime järgida igal oma elu hetkel. Võib-olla täna veel me ei ole selle paiga peal, kus ütleme, et mul pole millestki puudust, kõik on hästi. Võib-olla me vahest tunneme igatsust millegi järel. Aga me teame, et me käime ühte õiget rada Kristuse järel. Rada, mis viib tõelisse õllu. Meil on see karjane, kes mitte ei heksle huupi, ei otsi, et huvitav, kas see karjamaa oli nüüd siin selle metsatuka taga või seal järve ääres. Ta teab väga hästi, mida me oma elus vajame. Temal ennast juhtida lastes ja olles temaga koos, ei jõuame ainult parimatesse paikadesse. Isegi kui vahest tundub, et me ei saa nendest paikadest hästi aru, et kuidas see nüüd hea mulle on. Aga igal juhul me käime koos temaga. Igal juhul on temal plaan meie elu jaoks. Ja kui me sellel teostuda laseme, saame nendeks, kes võivad öelda, issand on mu karjane, mul pole millestki puudus.